Tere tulemast kuulama Puidu Kompetentsikeskuse Center podcasti. Meie eesmärk on toetada ettevõtteid lisandväärtuse kasvatamisel, pakkudes praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad kasvatada ja luua uut väärtust. Kuigi meie juured on puidu- ja mööblivaldkonnas, jagame teadmisi ja kogemusi, millest on kasu ka teistes tööstusharudes. Arutleme, millised oskused ja lähenemised aitavad ettevõtetel tulevikus konkurentsis püsida. Podcasti läbiviimist toetab Euroopa Liit. Tere, mina olen Kadri, olen Centri turundusjuht ja täna räägime tootearendusest Vemelwoodi näitel. Vemelwood on Eesti ettevõte, mis arendab ja toodab maailmas esimesena 100% taaskäideldavast termopuidust lüliteid ja pistikupesasid. Ja Vemelwoodi esindab täna saates Karl Haljasmets. Tere, Karl! Tere! Vanan sõna sulle, räägi natuke endast lähemalt. Ja, nii. Mina olen siis üks 2 Vemelwoodi asutajast. Hakkasime selle projektiga pihta peaaegu 3 aastat tagasi ja minu taust on ka rohkem ettevõtlus, et mul on üks teine ettevõte Hub Consulting, kus ma olen ka üks 2 asutajast ja seal tegeleme üleriigilist uuringut läbiviimisega, mina juhin see rahastuse poolt, ehk siis kui keegi podcasti kuulajatest tahab Eestis raha kaasata või granditaotlused kirjutada, siis võite ka julgelt ühendust võtta, et meie oleme üks neid peamiseid kontakte Eestis, kes sellega tegeleb. Aga nagu ettevõtluses ikka, tahad kogu aeg midagi uut teha ja siis 3 aastat tagasi võtsime selle puidu teema ette ja Priit, kes siit täna siin ei ole, tema teeb tootearendust meie selles tehases hoolega praegu, et siis tema on väga hea sõber, teame juba sõjaväest ja siis võtsimegi ette, et me hakkasime neid lüliteid ja pistikupesasid prototüüpima. Võib-olla see lugu, mis sellega seonduv on, et see on pigem pikem, et ma ütleks, et see on 7-8 aasta tagune. Enamik Eesti inimesi on ikka kuidagi maaga seotud. Ja mina ka maal siis nii-öelda renoveerisin oma maakodu ja lülitid ja pistik on see viimane asi, mis sa siis seina paned ja siis kui ma sauna renoveeris, ma vaatasin ka, et seda nagu prahti just neist plastikust ja sealt on igalt poolt nii palju, et sul on küll väike, ma ei tea, 20 ruutu saunamaja ja see on nagu neid prügikotte nii palju just neist väiksematest asjadest, et see oli nagu üks asi, mis mulle kuidagi jäi väga silma. Ja teine asi oli see, et mul oli ilus puit vooderdis ja majas oli ka, et võib-olla seal oli küll puitseinad, aga ta on ikka maal ja mõtlesin ka, et loomulikult, et ma saan ju osta need puidust lülitid ja pistikupesad, et ma tahan midagi looduslikku sinna seintele ja siis läksin poodi ja ütlesin, kuulge, andke mulle need puidust lülitid ja pistikud, et need sobivad sinna. Ja siis seal oli üks tootja, saksa tootja Kopp ja siis mulle anti see kätte, et meil on ühed puidust pistikud lülitid, mõtlesin, oi, nii koledat asja mulle kunagi on elus näinud. Mis nende juures kole oli siis? Et see oligi täpselt plastiku moodi ja ta oli nagu nii ära lakitud ja kuidagi nii kole ja ma mõtlesin, et mis sa teed neid puidus, kui sa selle puidu nii ära rikud. Ja siis ma ei ostnudki, ma ostsingi siis puidu imitatsiooniga plastikut, mis ma panin siis seina. Need olid ikka ka väga koledad ja siis see aastate pikkuselt see asi nagu jäi meelte ja ma ei tea selle eriti, ma ei saanud aru, miks neid ei ole sektoris, siis ma rääkisin päris palju inimestega ja kusjuures see teema, kuigi see on väga niši teema, nende väiksed tooted, aga need on kõige nähtavamad tooted igal pool, siis tundus, et see oli nagu päris paljud olid sama asja mõelnud aga kuna ma ise oli see teine ettevõttega, ma ei ole ju, ma rohkem olen äri, turundus ja müügi pool ja mina ei oska asju väga käega teha. Aga siis rääkisime sellest teemast et mu hea sõber Priit, kes oli siis nagu tehniline tüüp oma olemuselt nagu vastand mulle, talle meeldib asju ehitada ja siis tal hetk oli suures korporatiivses ettevõtlustööl, väga head palgad, väga head hüved, aga tal oli veidikene tahtis muutus pehmelt öeldes elus ja siis ma ei teagi, olnudki teda aasta aega väga näinud, kuigi me elasime kõrvuti ja siis oli hetk mu diivani peale, et ütles, kuule Karl, ma tulen töölt ära, mul on nagu täiesti siiber sellest ja küsis, et aga ma tahaks ju ükskord elus midagi proovida ise teha, kas sul on mõni mõte? Ja siis ma ütlesin, mul nagu üks mõte. See on küpsend siin juba. Mul üks asi, mis on küpsend ja siis isegi oli vist 3 teemat, aga kuna Priit oskab toota, et siis temaga ma olin nõus ainult tegema asju, mis on seotud tootmisega, sest see on tema selline tugevus ja siis talle ka see idee imponeeris. Tal oli aega, tuli töölt ära, oli töötu ja siis hakkaski neid prototüüpima
ja noh, suht kiiresti ta isegi tegi need mudelid valmis, tegimegi tavapuidust, aga see tavapuit ei jäänud väga hea ja ta jäi ikka kuidagi kole, ta pidi päris palju lakkima. Ja siis, kui me veidike edasi prototüüpisime, siis tuli kohe ka selle arusaam, et me saime aru, et miks nad seda tavapuidust ei oska teha, kas sa oskad välja pakkuda põhjust. Tavapuit ikka tõmbab see niiskust nii palju sisse, et kui sa teed nagu hästi peeneid detaile, see on vist Saamer ka, mis ma saan näideta, või et just need nagu peened detailid, nagu siin on ka need lülitid ja pistikupesad, eks see lüliti näitel, see tähendab lihtsalt seda, et see detail kukub talvel sul ära siit. Sealt vahelt. jah, sest ta ikka mängib niiskusega nii palju ja siin selle niiskusega mängimist tohib olla väga vähe. Üldse, kui sa teed selliseid väga peenikesi detaile, siis ta väga vähe tohib üldse mängida. Ja siis sellepärast nad lakivadki seal nii palju, et see niiskust kinni hoida, aga isegi see lakk ei aita, sest kopi näitel nüüd me teame ka turul, et nad vist isegi tõmbavad tootmiskoomale ja miks nad ei suuda seda kvaliteeti detailidelt tagada. Ja siis kuidagi, ma ei teagi, kuidas see oli, et see vist Priit või mina või pigem äkki ikka teema annamas lauda alla, hakkas termopuidust neid asju vaatama ja vaatas, keegi ei tee seda maailmas, vaatas hopsti, kuule. See nagu võiks ju toimida, et see termopuit on kuumtöödeldud puit, tal on plastikuga sarnased omadused, aga tema eelis on see, et tema dimensioonid üldse ei muutu väga palju või väga vähe ja samuti on väga vastupidav materjal, et Thermori annab talle 15-aastase garantii väliterrassi laudadele, ehk siis, et kui me iga päev katsume, siis me ei tahaks, et see detailiga midagi juhtuks ja siis tundus, et kõik need asjad klapivad ja samuti on ka taaskäideldav täielikult lõpuks, et kui sul see eluiga saab läbi või tahab midagi uut, et sa võid ta põhimõtteliselt ahju visata või siis kaevada maugu ja matab kuskil aeda ja läheb mitukümmend aastat, aga lõpuks saab ta ikka osaks loodusest ja siis vaatasime, keegi ei tee seda, väga huvitav. Ja siis üldse, kui me elektroonikakomponentide sektoris räägime, et seal on nii palju võimalusi nagu samu asju teha, aga samad väljakutsed, et sul on vaja neid materjale, mis ei mängi, mis on samas taaskäideldavad, aga ka ilusad. Ja siis vaatasime, kuule, et see tundub, et see nišš siin sektoris on täiesti täitmata ja võrdlemisi põnev, aga termopuit on omad kapriisidega ja väga-väga raske on seda töödelda. Ehk siis selles mõttes ka, et see, ma arvan, see sektorisse sisenemisläbi on väga-väga kõrge, et see ei ole üldse lihtne. Et kui Priit ütles ka, et kui ma oleks seda kunagi teadnud, siis me oleks sellega alustanud. Aga nüüd on juba liiga hilja lõpetada. See entusiasm on ikka teid nii kaugele kannanud, et enam ei saa järgi pooleli jätta seda. jah, et selle raha peab tagasi teenima ja eks võib-olla taust on ka, et me ennast võib-olla ka nii palju selle puiduettevõttena ei positsioneeri, vaid me ikka positsioneerime ennast nagu iduettevõttena, et siin elektroonikakomponentide sektoris, kes tahab tuua muutust ja asendadagi plastikut nii palju kui võimalik taastuva materjalina. Meie hüpotees on, et teatud kohtades on see termopuit üks ainukesi viise, kuidas seda teha, et see on põnev ka ju. Ja kuna minu taust on rahastustaatlused, siis meil on ka õnne olnud vist saada grante vist peaaegu juba 150 000 euro eest, võttes ka Center arvesse, nii et see, mis me teeme, et ka võib-olla see investorite ja kogu selle toetuste ökosüsteemi suhtes, et mulle tundub, et meil on ikka väga selline et on huvi selle vastu, mis me teeme, et me täidame seda ühte nagu nissi päris hästi. Ja ka välismaalt on selle vastu päris palju huvi olnud ja oligi üks hästi huvitav see, et rääkisid, kui raske see on, et siis on üks Belgia tootja, kes kontrollib nende pistikute lülite turust 85% ja neil oli sama teema, nad proovisid puidust ja nad tegid ülikooliga koostööd, et neid prototüüpide, siis meil oli mõni nädal tagasi kõne ja just seda, aga nad kukkusid läbi, et nad ei suutnud seda piisava kvaliteediga nii-öelda teha. Ja see oli hästi huvitav, aga see jällegi kõneleb sellest, et kui raske on teatud detaile teha ja kui palju sa pead neid asju läbi mõtlema, et see puiduga hästi asjade tegemine ei ole nii lihtne, kui ta näib. Aga meil on see jällegi hea, et ongi, et kui me räägime võib-olla Hiinast või et keegi tuleb kopeerima, et eks kõik tulevadki lõpuks või et kui seal on nagu turumaht olemas, aga see võtab aega, et nagu keerulisi asju kombineerides sisenemisläbi on väga kõrge, mis jällegi äri mõttes on, ma arvan, selline hea asi, et kui me vastu peame.
Millised olid veel väljakutsed? Me räägime puidust ja elektrist, et inimestel on kohe nagu, et see, kas see on turvaline ja milliseid sertifikaate Ja. standarditele vastavusi te pidite kontrollima ja see kadalipp ilmselt ei olnud ka. Jah. Vot see on hea, ma arvan, et see asi on juba nagu veidike juba ärisalades, sest meil läks, ma ei tea, kui palju kuid üldse aru saada, mida enam-vähem teha, kuidas teha, kes seda tegema peaks, Eestis vastavalt organitega suheldes sa ei saa mitte midagi kätte. Ja me aastaga põhimõtteliselt prototüüpisime ja me ei teadnudki, et kas me võime neid müüki tuua. Et see ongi see tule ja see ohutus, aga lõpus, kui me jõudsime õigete inimesteni, need testid ka muidugi ei ole odavamad ja siiamaani me teeme nagu täiendavaid teste, aga tänaseks me teame, et see ei ole probleem, et kõik põleb, plastik põleb ka, aga küsimus on see, kui kaua see põleb ja siin on ka termopuidul, isegi meil jäi päris palju puhvrit ka siia juurde ja see oli väga tore. Ja see, kes teiste läbi viis, et see on ka üks suur organisatsioon, ta ütles ka, et päris huvitav, et ma ei olnudki nii väga kindel, et kas te saate läbi või mitte, aga sellega oli kõik korras ja siis oli ka, et kui see sobib, me saame neid müüa, saimegi hakata müüma ja teine võib-olla tähtis asi on ka see, et me teeme neid pealdiseid või siis neid katteid, et see elektroonika me võtame jungilt sisse, ehk siis me nii-öelda kasutame midagi, mis juba töötab, millel on palju kasutusvõimalusi ja mis on juba selline veidikene mitte kallim kaup, aga võib-olla ütleme turul kõige usaldusväärsem teenuse pakkuja ütleks, et need on ka nagu kaks asja. Et see elektroonikakomponentide maailm kui võib-olla selline nagu veidikene väga segane, et kui on Jung, ABB, ma ei tea, Schneider, kõigil on erinevad põhjad, et see on kunagi nagu see mobiililaadijate maailm oli, et kõigil oli eraldi otsike, siis sa otsid kuidagi ja see on üks segadusi ka, et kuule, me ostame sul katted ja paneme kohe peale, siis pead hakkama täpsustama, mis sul see elektroonika tüüp on ja eriti põnev on see, et kui sul erinevad, ma ei tea, Schneider ja ABB-s, osadele sa ei saagi puidust teha, sest puit on nii spetsiifiline ja nii spetsiifilised kinnituslahendused, et meil nagu täna on nagu Jung põhimõtteliselt ainuke, mille kogu see tooteseire saab enam-vähem ära katta, et see on ka nagu lisab ühe sellise keerulise kihi siia juurde. Aga siis on ka ju eri riikides on need erinevad pistikud, on ju, et olete mõelnud selle peale teinud neid erinevaid siis USA-sse ja UK-sse ja... No USA-sse me loodame Centriga koostöös hakata prototüüpima, aga jah, Euroopas on erinevaid, et Prantsusmaa on erinev pistik veidikene, Inglismaa on erinev, Euroopas me vist 15 riiki katame oma Šukoga ära ja nüüd me samm-sammu prototüüpime neid veel, et saada aasta lõpus see Prantsuse pistik juurde, samuti ka Šveitsi oma, aga jah, et ongi väga raske. Aga kui midagi on väga raske, jällegi see turu sisenes barjäär on väga kõrge, et meie tänane eesmärk on alustada Euroopast, see on USA ja Inglismaa ja me väikest viisi vaatame ka Aasiasse, et mis seal on, et lähme kuu lõpus ühele Switchile, ühele suurele elektroonikamessile ja pigem see on startupi mess, aga jah, et see on keeruline, aga õnneks ma ei tea, ma arvan, Euroopa suur eelis on see, et meil on ühisturg, kus on 500 miljonit tarbijat, et kui me selle suudame ära võtta, nii et me suudame selle igal pool müüa, et siis ma arvan, et sellest on päris pikaks ajaks piisav, aga ütleme, et võib-olla nii palju kui USA või nende kohta, me oleme ka sinna saatnud näidiseid, et seal on lihtsalt, et kui midagi meeldib, et sul võib see lendu minna kiiremini. Siis on see koht, et kui palju ma jõuan toota? Kuidas teie tootmine praegusel hetkel on üles ehitatud ja... Nojah, et meil on see piloottootmise võimekus, aga me suudame mingit detailide lõikes kuni 100, ma arvan, toota, reaalses vähem, sest kui on see kvaliteedikontroll on ka suht tugev ja puidul on omased, et sa neid mikromõrasid asju tihtipeale ei näe, et päris palju läheb ka praaki, aga kuna me oleme neid tootmisprotsessi püüdnud nii palju nagu standardiseerida kui võimalik, et me suudame suht kiiresti skaleerida, aga esimene eesmärk oleks see miinimummaht täis saada ja siis me vaatame, aga ütleme selle miinimummahuga ka, et sa juba suudad käivet 300–500 000 eurot nagu teha ideaalis, et see oleks alguseks juba päris hea. Tänasel päeval müüte ka kuskil? Jaa, et täna on meil Eestis on päris mitu edasimüüjat, et hiljuti lisandus just Puumarket, siis on Haim viimistlussalong, kes meil veel on, Termuris näeb meie detaile, Tartus on veel spa ja saunasalong, Võrus ja üks elektroonikakauplus on ka, kuhu me viisime näidised ja kes meil veel on, Silman Elekter oli ja FX siis ka.
ja samuti ka välismaal ma olen võrdlemisi palju messidel käinud, kuna see on ekspordile suunatud toode ja noh. See on nagu hea kanal leida siis neid partnereid, eks ole. Ja. Peab ennast kogu aeg näitama ja kogu aeg pildis olema ja välismaal meil on Soomes edasimüüja olemas, Rootsi tuli eelmine kuu, Rootsi tuli ka esimene tellimus, eelmine kuu 1000 eurot. Norras on meil läbirääkimised pooleli, Lätis on edasimüüja olemas, kui väike nissikas, et sinna tahaks kedagi juurde saada, et järgmine kuu on see Riia mööblimess ka, kuhu me läheme Kagu-Eestisse puiduklastriga. Ma loodan, et sinna saame mõnes sektorisse veel. Siis Hollandis eelmine kuu sõlmisime esimese lepingu, eile sõlmisin teise, et seal on 2 tükki nüüd olemas. Saksamaal ka üks potentsiaalne lepingu sõlmimisfaasis on huvitatud, ei ole vastanud, siis eile tuli üks veel, kirjutas, et tahab saada edasimüüjaks, nii et me järjest nagu vaikselt kindlalt läheme edasi ja pluss siis on ka, ma ei tea, ports müügiagente, kes umbes tahavad midagi ja siis pead nendega tingima vaatama, et kas neil on see võrgustik, et müüa, mis ökonoomika seal taga on ja et on selge, et seda huvi on, aga nüüd nagu tuleks jõuda ka edasimüüjatega, et nad käivad veidike rohkem teeksid, sest me ärimudel on selline, et me ei taha nagu seda inimeste arvu liiga suures kasvatada, et võib-olla paljud meie tootjad ongi, et neil on suured müügimeeskonnad ja igal turul on üks, aga seda me ei suuda teha, sest see tähendab päris palju püsikulusid ja see ei ole meie eesmärk. Püsikulud, eriti palgakuludega on ka siin kehv asi, et alati ei ole sul müüki ja siis tõmbad ennast väga palju miinustesse ja siis sa pead hakkama võib-olla inimestega koondama, midagi tegema, siis tuleb jälle tõus, pead jälle värbama hakkama, et see meil tundub nagu veidi keeruline, et meie tahame brändi ehitada ja mis see kontseptsiooniliselt tähendab seda, on siis see, et meil on väga hea toode ja me tahame, et meie toodet oleks võimalik suure lisandväärtusega müüa ja seda siis teeksid kohalikud edasimüüjad, kellel on see müügivõrgustik, ega nemad oleks piisavalt motiveeritud seda müüma. Ja meie tahame siis brändi keskselt anda kõik brändi materjalid, kasutatakse õiget CV-d, meil on neid one-pagereid, meil on põhjalik tootekataloog, me teeme koolitusi, et mida rääkida, et siis põhimõtteliselt kõik, mis seal müügiks on vaja, nad saaksid meie käest kätte, aga me ei taha, et keegi kuidas ma ütlen, et meie peaksime hakkama, ma ei tea, Saksamaal käima ja ukselt uksele koputama, sest see on nagu väga suur risk. Ja siiamaani ka, et kui nad on võrdlemisi kallis toode, et tundub, et see mudel võiks töötada, aga kunagi ma ei teadnud seda, et kui suured marginaalid siin edasimüüjatel on. Ja äri mõttes tähendab see seda, et me ei lähe kunagi kuskil ehitusketti, kus on võib-olla 50% marginaali tahavad, pluss on veel edasimüüjad, mingi 60-70% me ei anna, ei suuda ära anda, samamoodi see tähendab ka ju seda, et keegi ei osta neid tooteid, aga edasimüüjad, kes meile toimivad, on siis need, kes müüvad otse oma klientidele ja otse nii-öelda oma projektidesse panevad. Ehk siis nemad saavad oma marginaali kätte, aga neil ei ole niimoodi, et neil on siis 3 erinevat, ma ei tea, see nii-öelda distribution network'i, et see on võib-olla ka täna huvitav, et ma kunagi sellist ei teadnud selle kohta mitte midagi. Käigu pealt oled siis kogunud selle infot ja õppinud ja seal on nagu... Jah. Aga tootmine sellisel juhul, kuidas te olete mõelnud lahendada tootmised, kui nüüd lähebki lendu ja nüüd ongi vaja hakata suuri mahtusid tegema ja kiiresti? Kas see jääb Eestisse või... Ei, kindlasti peab Eestisse jääma, jah. See on põhimõte? No jah, me teeme ka ju Thermori me koostööpartner ja sealt tuleb see puit, mis on ka neist säästlikult majandatud metsades pärit ja et võib-olla kunagi, kui me hakkasime tegema, oli oluline see, et me teeme Euroopa turul kuskile nagu rikkamates riikides, me hakka ju Aafrikast tooma puitu siia, ma ei tea, konteineritega, et siis töödelda ja siis saate jälle edasi, et selle keskkonna mõju on nii suur. Aga jah, selle hea asi on see, et kui sa teed midagi keerulist, siis sa võid ka teha seda riigis, kus tööjõukulud on kõrgemad, et see ei ole, ma arvan, küsimus õnneks. Ja kuskil mujal tootmist ehitada või siis Hiinas või midagi, ma ei tea. See on nagu mõttetu, ma ütleks. Aga räägime veel tootearendusest, et te hakkasite ise tegema, et Priit oli see tehniline geenius selle idee taga, aga kus te olete tootearenduse mõttes kõige enam abi saanud?
ise endal oli see mõte, tegite esimesed prototüübid. Seda vastust ma tean, mis sa tahad, jah. Ei, ma ei taha ainult seda, ma tahaks nagu üldse aru saada, et kuidas Eestis on tootearendusega, et tänase saate eesmärk on ka ettevõtetele selgitada tootearenduse tagamaid ja miks seda on vaja teha, sest seda alahinnatakse tihti. Ja, et meie võib-olla see keerukus on see, et ega me puidust keegi midagi ei teadnud ju. Et see puidul ikka väga palju spetsiifikaid. Ja kui me alustasime, ma arvan, Center on meile suureks abiks olnud ja ma ei tea, kas just nagu tootearenduse mõttes lõpuks, et võib-olla need asjad, mis te välja mõtlesite, et mõnes mõttes vähemalt see esimene kord, kui me tellisime, me suutsime ise ka võib-olla jõuda samade tulemusteni, aga Center valideeris. Võib-olla Centeri eelis oli see, et kui sa kedagi ei tea, vaata, et saad kontakte ja sa saad see ökosüsteemi osaks vaata, et saad helistada, kuidas see on, vaata, teil on kõik need teadmised olemas, see oli meil väga oluline. Vaata, alguses me ei osanud ka tellida, aga me oleme tegelikult 2 projekti, äkki teeme 3. ja vaata 3. me oskasime paremini spetsiifilisemalt neid asju küsida. Ja siin juba hakkas see, võib-olla just see teie kompetents hästi mängima, et me ei teinud nagu väga üldist asja, vaid väga spetsiifilised küsimused, mida lahendada ja siis oli näha, et ma ei tea, mingid tüübid on 20 aastat siin asju teinud ja siin on ka siin võib-olla põlvkondade vaheline teadmine, mis on kuidagi üle kantud ja see oli meil väga kasulik, aga jah, võib-olla. See on meile ka kasulik, sest et kuigi meil on ka kompetentsid, siis me ei näe neid asju selles vormis, et kui inimene tulebki mingi uue idee või tootega, siis me õpime ka läbi selle ise väga palju ja samas saamegi seda kompetentsi ka teistele tulevikus jagada. Ma arvan, et meie tootearendus oli huvitav ka, sest hirm ongi alguses, ma mõtlesin, jälle keegi teeb ägedat lauda või ägedat, ma ei tea mida, aga neid ägedat lauda on kümneid miljoneid maailmas, et me peame midagi kuidagi väga sektorit muutvat mulle tundub nagu tegema ja ongi, sa valid oma niši ja sa pead seal saama parimaks ja nii-öelda sellest status quo lahenduseks või aga et neid asju leida on väga raskem, aga jah, üldiselt ka, et võib-olla, et kui me üksi teeme tootearendused, väga palju peab helistama, suhtlema, kutsuma külla, igalt poolt saad neid mõtteid ja sisendit juurde, aga üldiselt ka, et see kõik need CNC-pingid, terad, põõdlemiskiirused, materjalid kvaliteedi tagamine, protsesside standardiseerimine. Jääb ära see leiutamise moment või võtame meie selle rolli, et me siis katsetame ära või me juba teame, mis sobida, eks ole. Jah, et homme on see, ütleme, tere Tartu Teaduspargile, kes on meid tööd toetanud väga palju ja lähme nendega homme ka üks pitchimisvõistlus ja mis me seal ka räägime rohkem ongi, et räägime väga palju vesinikust ja väga lahed uued ma ei tea, mis lahendused tulevad ja asendavad seda materjali ja toda, aga see ongi ka, võib-olla see on küll deep tech, aga me võib-olla ei pea nii kaugele igal pool minema, et võib-olla võtame asjad, mis kasvavad meile õue peal ja katsume neid maksimumini väärindada, aga me ise ka võib-olla mingis mõttes, kas me oleme päris deep tech ettevõtte, aga just, et teha hästi keerulisi asju, see ei ole lihtne, et see on samamoodi. Toode iseenesest on lihtne ja praktiline, vajalik, aga see kõik, mis seal taga on, see töö. Jah, et see olegi nii lihtne, aga tihtipeale ka, et kui me teeme ülikeerulisi asju, siis uusi materjali arendame, see on küll tore, aga et sellega turul jõudis võtab 15 aastat, võib-olla see ei tööta mitte kuskil. Aga kui miski juba on, mis on ennast tõendanud, me teeme siin, ma ei tea, 2-3 innovatsiooni juurde, et see on ka, ma arvan, selline päris asi, mida võiks tähele panna ja mitte sellest mööda vaadata, et kõik, mis võimalused puidu ja juba olemasolevate materjalidega on, aga lihtsalt mõelda, kuidas neid veel paremini väärindada, kuidas teha neist keerulisemaid asju, et see on põnev ja kui me vaatame, kui terve puit ja mida saab asendada, ei tea, vaatad siin ringi, see on 1000 asja, mida saad veel puidust teha, et see on põnev. Teie tooteportfell on ka laienenud hiljati, et räägi, mis ideedega te olete nüüd veel tulnud? Jah, et meil praegu see põhitooteliin ongi siis umbes 16 erinevat pistiku ja lüliti katet ja raami. 16, ma alati rõhutama nuhka selle üle, sest keskmises tooteliinis üldse, kui on, ma ei tea, elektroonika Schneider, ongi veel 6-7, aga et mis see tähendab ka meile, et kui mõni sisearhitekt paneb meie tooted kuskile välja, siis me põhimõtteliselt kõik need nõudluvajaduse 99% ulatuses katame ära, et ei ole niimoodi, pistik lüliti äge, aga HDMI-d teil ei ole, me ei saa seda osta sisse, ehk siis sul peab selline ka tooteliin täielikkus olema. Aga
mis me oleme ka edasi läinud, on ka see, et meie visioon siiski on neid tooteportfelli järjest laiendada ja mis me hiljuti tegime, oligi see kineetiline lüliti, et selle see probleem on see, et kui me teeme saunu või niiskeid ruume, siis sa tahad seda IP67 klassiga lülitit, ehk see niiskus, kuumakindel ja niimoodi, aga kui me oleme ka saunu teinud ja neid asju, siis kõik on koledad, sul on selline suur plastikus see ja kui sa teed võib-olla selliseid ilusaid tooteid, sa ei taha neid panna. Ja siis meie arendasime sellise kattega sellele lülitule välja, mis on kineetiline, see tähendab, et sul on selle vastuvõtja ja see laeb nende puudutustega, ehk sul ei ole kuskil vaja juhtmeid vedada ja umbes oligi saunasektori vajadustest lähtuvalt, aga tahaksime, et see oleks sauna switch või et kui keegi tahab sauna lülitit, siis okei, meil ei ole muud varianti, vaid me ostame seda puiduskattega, mis on ainukene turul ja seda me saame siis Eestist Emelwoodist osta. Ja seda ka me, ka see müük vindust, nüüd eelmine kuu me saime esimese suurema tellimuse ühelt saunatootjalt ja me lähme seda nüüd ka kuu lõpus siis Aguanalele, mis on üks suurim selle alaseid messi tutvustama. Me loodame ka, et see on jällegi pisik lülitanud niss, siis see on veel väiksem niss, aga et võib-olla me suudaks selle pikas perspektiivis endale võtta, see oleks väga, väga hea, aga jällegi raske. Et kineetiline lülitamisjon, mis tähendab, et juhtmeid ei vea, et selline väga suur turu harimise moment on siin juures. Aga kui sa selle ära teed, siis on hästi, on ju. Ja peale selle ka, et mis me oleme ise ka avatud, on siis prototüüpimisprojektidele, et kui keegi tahab just pigem võib-olla elektroonika valdkonnas teha midagi puidust, et siis me tahame olla ka koostööpartner neile, et me oleme teinud siin näiteks, ma ei tea, kaabli läbiviike puidust ja mitmed selliseid asju. Ja tegelikult see tooteportfell, mida teha, see on juba kümneid tooted, mis on meil kirjas, aga me praegu ei suuda seda kuidagi teha. Et meie ressursid on piiratud ja me tahaks müügi sellele, mis meil olemas on, käima saada ja samuti samm-sammult edasi minna ja tootearenduse mõttes meie praegune see eesmärk on siis neid eri riikide neid pissikupõhjasid ja elektroonikdetaile ja prototüüpid, et kui üks klient tahab mitmes maas müüa, et meil oleks vähemalt Euroopa lõikes see kõik kaetud ja siis oleks Suurbritannia ja USA ka järgmine aasta jõuaksime nendega kuskile. Teie kliendid on siis tegelikult ka sisekujundajad ja sisearhitektid ja kas on praegu Eestis ka mõni suurem arendus või projekt, kes on teie toodete kasutaja? Elamu messil oli suvel ja seal läks kaks maja täiesti meie toodete alla, et see oli väga hea referents klient, aga oligi ka, et sealt käis 1000 külastajad läbi, üks oli Nostra maja, teine üks Happy Home'i maja, mis kahjuks valmis ei saanud, aga loodetavasti varsti saab. Ja see oli ka, et maja maksab kindlasti üle 1 miljon ja siis klienti peame tagasi, et vaata, mis detailid, puidust need või. Ja see näitab ka, et sa võid küll majja panna nii palju raha kui tahad, aga lõpuks need detailid loevad, et need, mida inimesed vaatavad ja et see oli väga, väga lahe. Ja üks suurem projekt läks ka meile Saksamaal laivi just eelmine nädalavahetus, et siis Iglu tootja, et seal oli üks selline suurem väikemajade majutus, selline asi loodi sinna ja siis seal just ka, et läks vist päris, ma ei tea, 3-4 majja meie tooted. Erinevatest turgudest rääkides, kas sa oled kokku puutunud ka mõne sellise, ma ei tea, kultuurilise või sisekujundusliku eripäraga, et eri riikides on erinevad maitsed inimestel, et on tulnud sealt ka sisendit teile, et mida võiks teha või kuhu? See üks probleem on see, et nad tahavad kõik heledaid toone või et tamme tooni, aga kogu see meie innovatsioon on see, et me termotame neid, see on tume, et see ka paljudele ei sobi. Et Centriga me tegime ka need veepõhiste värvidega katseid ja saime ka 6-7 värvi oma põhitooteliini juurde, et need on ägedad, aga jah, et võib-olla see tooni teema, et sa pead ka harima, et miks sa ei saa heledat tooni, see kui see tamm on ja sa teed naturaalset tammest, ta ikka mängib, et sa ei saa seda kvaliteeti tagada. Ma arvan, see on peamine võib-olla probleem, aga teistpidi sa räägid ka, aga see on ka sisekujunduse element, las olla valge sein ja puidu süü niimoodi vedik tumedamalt, et see on väga selline kandev detail, et siis sa ei kontrasti toob esile. Ei pea see kogu majja panema, aga pane just neisse kohtadesse, kus see kõige ägedamalt välja tuleb või et üks klient oli meil maja ka Tartumaal ja tema panigi elutoa just täis meie tooteid ja ütles ka, et
väga huvitav, et külalised tulevad ja siis me räägime pool tundi lülititest jälle, et väga hea reklaam teile. jah, hea reklaam meile jah, aga just ongi, et või noh, et kuidas see ongi, et sisekujundaja arhitekt ka räägivad, mõtle, sul on maja, sa paned sinna, ma ei tea, kui palju raha sisse sa paned 2 eurosed pistikud lülitid, noh, kus on, ma ei tea, mis peal või noh, et miks sa teed seda, et siis ja see juba kõneleb ka sellest, mis on võib-olla Eestis nagu tähtis, et ongi suur auto, aga siis võib-olla Saksamaa või muu maailma kultuur, me ei olegi väga palju müüki teinud, ongi just see detailide rõhku panemine. Ja et ma loodan, et sellepärast ongi nagu selline välisturgude toote moodi ka rohkem, aga noh, ongi, et üks väga rikas inimene tegi ka mõisa, saime kokku, siis tahaks panna, mis sa ühe koha hinnaks tahad, 50 eurot, noh, 50 eurot, sa ei saa ka ehituspoest neid asju, aga see renoveerib mõisa, noh, tähendab, et see arvatavasti raha on, aga et selle jaoks nagu panna ei ole, et see on ka nagu selline väga suur väljakutse siin sektoris. Ja mõisas nagu plastik esteetiliselt torkab nagu silma. Näiteks Alaskivi lossis on meie need tooted, noh, seal on juba 1,5 aastat vist üleval olnud, võib-olla juba 2 aastat ja see mõisa juhataja ütleski, no kus te olite siis, kui me renoveerisime, me otsisime nagu tikku tulega neid teemasid, mis me paneme mõisa, me ei saa ju plastikut panna, vaata. Siit on avanenud just kui mingi siuke veel klientuuri nišš või selline osa on. Aga seda ma ei teagi, kuidas seda realiseerida, et ma ei tea, märksõna mõisa renoveerimine vist väga ei vea pikalt välja, aga noh, jällegi võib-olla üks referentsklient siit on ja keegi renoveerib midagi, kasus suur projekt, et jah, neid kasutusjuhti on õnneks. Aga sisekujundustrendid, et ma olen natuke tegin ka eeltööd, vaatasin, et uutesse majadesse tehakse need pistikuid selliselt, et ei olegi seina peal midagi, et on seina sisse ehitatud, et kuidas te nagu igale poole seda teha ei saa, arusaadav. Aga... Ja. No see on ka üks nagu lisatootearendus, mida teha, seda küsitakse ka, et on need pinnapealsed sees ja noh, seda peame kunagi arendama, aga noh, põhimõtteliselt meie raamidega saad sa ka sinna sisse panna spetsiaalselt vastava augu tegema sinna, see on kõik võimalik, aga vajab mõtlemist. Aga jah, võib-olla, mis ise pigem siima on neid business to business teemasid, et kui keegi teeb oma väikemaju valmis neid saunu, just puiduga seonduvalt. Kinnisvaraarendajatega nagu selles mõttes on teie nagu sihtgrupp? No ma ei teagi neid kinnisvaraarendajad, et oleneb, mis toode võib-olla maailmas küll, aga Eestis mitte? Pigem vähemalt mitte esimeses eselonis, et noh, nende see müük on nii aeglane, jah, et neid ma võib-olla ei näe veel, et meil ei ole sealt ühtegi müüki tulnud, isegi kui nagu suured need puidumajad, mis tehakse, siis sa võtled, või mis see KIK-ile tehakse, sa kirjutad ka, kuulge, et nagu suhtleme, et paneme kas tasuta sisse, et sobitub, noh, neil täiesti suva, et neil... Peate harima siis veel Eesti rahvast sellel teemal? Jah, aga neil on hind, ega neid nii palju see tulem ei huvita, et selle jaoks oleks pidanud projekti juba ammu sisse panema, olen olnud 5 aastat seal juures, et selles mõttes jah, need kinnisvaraarendajad võib-olla oma koju panevad need juhid, aga mitte arendust. Kus te näete Vemmelwoodi 5 aasta pärast? See on see ideaal nüüd. Ja. Me tahaksime olla ikka, ma arvan, juba maailmas siin oma sektoris tunnustatud tegija ja käibe mõttes me kindlasti peaksime olema üle 1 miljoni, et see oleks hea marginaaliga, et see oleks eesmärk. Ja võib-olla ka tooteliini mõttes, et see, mis me teeme, on tore, aga meie toote peaks olema, siis ma arvan 20-30 toodet seal juba juures, et kui me saame selle asja käima ja müügid peaksid nagu päris eksponentsiaalselt nagu minema üles. Ma küsin ka, et mis on teie suurim õppetund olnud seni, kui meie saadet kuulavad siin teised startupi või mõne idee pealt nüüd tahavad hakata seda käivitama, siis mis on teie nagu äris tulnud ette? Raha on ikka vaja ja see müügitsükkel on hästi pikk, et et see, kui mõni sisedisainer või kellegile meeldib see toode, väga äge, panem projekt valmib 5 aasta pärast, siis on kõigil raha otsast, siis oota, kas saame kuskilt ikka, omanik küsib, kas saame kuskilt maha võtta, siis see on ju lihtne asi, pane midagi muud seina. Et see müügitsükkel on väga nagu huvitav ja kui me käisime eelmine aasta ühel Meitsil oli ka ABB tehasse juht seal ja siis nägime, mis te teete ja ta ütles, et neil oli ka see kõige populaarsem tooteliin, mis neil täna on, just lülitite ja pistikute mõttes, et mis sa arvad, mitu aastat läks neile nagu müük käima läks? Ma pakun lihtsalt 5.
7. 7. Ja et 7 aastat vastu pidada, noh. Ühesõnaga kõigil, kellel on idee, hakake kohe pihta, sest sellega läheb aega nagunii. Ja mõelge, kust rahaga saab, sest see on kohe esimene asi, mida... Pool aastat on okei, peale maksan hobi, siis on see aasta, siis on 1,5, siis on 2, siis kuskilt saad jälle käivet, kuskilt kombineerida, aga jah, see on nagu päris karm tsükkel, sest me tahame ka raha kaasata, aga selleks, et siia raha kaasata, sul on vaja ka müügitulusid, kuna ma ütleks, et see on võimalik skaleerida seda äri, aga see ei ole nagu selline SaaS või Eesti inimesega ma olen ära hillitatud, et näed, et investeerin kuskil, äkki me jõuame kohe 1000 kasutajani, et siin ei ole, et see on, ma arvan, kogu see sektori mõttes väga hästi skaleeritav äri, aga et nagu see kasv ei ole nagu nii lineaarselt üles, aga selle kasvu eelis on see, et kui sa kuskilt saad edasi müüjad, saad selle asja käima, et sul peaks tulema pidevaid tellimusi, et sul on igal pool kuskilt turumaht ja kui sa selle niši ära võtad, sa saad nagu enam prognoosida, et kui palju siit tuleb käivet, kui palju siit ja see eelis on ka veel see, et sul on nii palju turge, kuhu laieneda, et igal pool on pistikud ja lülitid, et siis selles mõttes on see väga selline... Mingi hetk tekib ikkagi see iselevik ka, et siis kui usaldus tekib ja kliendid juba teavad, siis sealt läheb edasi. Eile näiteks esimene tellimus oli Austraaliast. Vist 1,5 aastat tagasi suhtlesime, vaatame. Seal on ka see pistiku teema, ütles, ei ma tahan, las siis pane siis see sisse. Aga jah, jällegi kõneleb sellest müügitsüklist. Aga siis, kui see oli, siis mul on kohe vaja, kui saad 4 päevaks valmis teha, et see jällegi selline naljakas asi. Aga jah, ja siis kui puidus ka, et üks mõte oli mul veel, mida ma tahtsin jagada, et kuna ma ise olen konsultatsiooniäris, teen äriplaane kogu aeg igapäevaselt, mitte enam igapäevast enam, aga siis see puidu teema mul huvi pakkunud, et kuidas siis teha nagu puidus kõige suuremat lisandväärtust, kuna ma olen sealt Alaski kandis ka võib-olla pool oma elu nagu pärit olnud, et siis kui puidus teha kõrge lisandväärtusega asju, siis ütle mulle 3 asja, mis peaksid sellel tootel olema. Paku välja, mille peale mina mõtlesin aastaid, kui niimoodi ära defineerisin. Paned mind praegu piinlikusse olukorda. No ta peaks olema praktiline. Selles mõttes laiale ja tuurile kasutatav, eks ole. Praegu on hästi populaarne ka see taaskasutame mingid jääke. Ehk siis recycled mingil moel või siis, et sellest saab veel midagi tulevikus teha. Ühe ma jään sulle võlgu praegu. Jah. Kui mina seda Alaspi ja Tartu vahet sõitsin, siis ma jõudsin ka enam 3 tegurini, et kui puidus midagi teha, tal peaks olema siis 3 peamist taustomadust, ütleme, et üks on siis see, et skaleerida, ta peaks olema igal pool, igas majas, igas korteris, et ta on igal pool olemas, ehk siis sellel on suur turumaht. Siis teine on siis see, et ta peaks olema nii ilus, et kõik te tahavad, et kui sa näed seda toodet, sa vaatad, okei, miks mul enda alternatiiv on. Andke mulle ka. Ja siis 3 on see, et kui sa tahad Eestis toota ja maailmas laieneda, ta peab olema piisavalt väike, et sa saad seda väikeste kuludega saata üle kogu maailma. Ehk siis, kui sa teed suuri laudu, palkidest asju, mis iganes, loomulikult on võimalik konteineritega, aga sa tahad nagu väga väikeste saatmiskuludega toodet. Ja need olid minu 3 tingimus, kui ma olen mõelnud, kui midagi puidust teha ja see tooteliin, mis meie teeme, mida meie tulevikus teeme, mulle tundub, et see võiks olla kõik. Kõikidele kriteeriumitele. Jah, võib-olla kui ma targemaks saan elus edasi elan, neid kriteeriumeid tuleb veel, aga et see on nagu need mõtted minul, aga muidugi ma olen kunagi puidusektoris olnud, et kindlasti targemad inimesed oskavad vastu vaielda või midagi lisada, aga jah, seda mulle tundub, et te katate ju selle osa ka, et see on jätkusuutlik selles mõttes. Jah, see jätkusuutlik on, aga mõnel turul see teema ei ole üldse. Millisel näiteks? Eestis. Veel ei ole, jah? No veel ei ole, jah. Et lihtsalt üks asi, mis võib-olla ongi, mis sellel tootel võib-olla lisab sellist veel perspektiivi juurde, on see, et meie maailm liigub sinna, Euroopa Liit, et kunagi sul peab olema igal tootel sertifikaadid, kus sa toodad, kuidas sa toodad, mis selle keskkonna mõju on ja kui teed midagi puidust, kasutad taastuva elektriga seotud elektrienergiat puidu tootmiseks, on säästvalt majandatud metsad, kasutad juba see DHL-i
CO positiivset transporti, see on põhimõtteliselt ainuke tooteliin, millega sul on võimalik saavutada isegi positiivne keskkonnamõju, sest puit oma olemuselt nagu tõmbab süsinikku sisse. Muidugi see mõju on ju väga, väga väike, aga siiski, kunagi sul võib ollagi mõni hoone, et mis ma siis teen, mul ei olegi muud varianti, kui neid tooteid siia panna. See peaks oma hinda alla tooma, aga see on ka jällegi üks regulatsioonide võimalik positiivne risk ja täna, kui me startupides vaatame, kes raha kaasavad, miljoneid eurosid just, et äkki tulevikus regulatsioon läheb selle baasilt, et meil tekivad, ma ei tea, CO2 koodid veel muutuvad, lähevad niimoodi, tekib see turg ja bla, bla, bla. Aga see on nagu reaalne toode, mis samamoodi seda potentsiaalset mõju tulevikus ära kasutab. Et see on jah, nagu väga hea. Aga jah, turgudes ka, et Eestis ei ole küsimus praegu. Kedagi ei huvita, ma arvan, sisedisainerid, arhitekte võib olla, aga me ei ole sinnani jõudnud, aga näiteks Taanis käisime messil, siis seal oli ka mingi bussidega, meil oli väike nurk vetsu kõrval, kus me oma tooteid näitasime ja seal nagu saadeti inimesi üles, et vaadake neid tooteid ja seal oli keskkonnateema number 1, aga Taani turu arengust me oleme 20-30 aastat maas. Et jah, Eestis, kui me hakkame midagi müüma, ma arvan, et see keskkonna ei tasu kuskile panna täna. Aga kui nüüd saade kokku võtta, siis paluks sult 3 soovitust ettevõtjale just tootearenduse perspektiivist, et mida võiks silmas pidada. Sa andsid väga hea 3 lisandväärtuse võtit, aga mis võiks olla nagu laiemalt need tegevused, mida ettevõtja peaks silmas pidama? Võib-olla üks on see, millega ka me ise aeg-ajalt lähme liiga kiiresti, jätame välja või lähme kohe toodet arendama, aga võib-olla üks on see, et tee see kliendi analüüsi ikka ära, et kas nad tahavad seda toodet osta, kas on neil selge valu, mis sa teed, tee seda mitme segmendi lõikes, et ma arvan, me oleme seda enam-vähem teinud, aga seda peaks rohkem tegema, et geneetilist lülitiga, ma arvan, oleks peanud põhjalikumad siin olema ja mitmete muude toodetega. Muidugi sinna ei saa ka liiga kinni jääda, sest muidu sa ei teegi oma elus midagi. Aga siis siin juures on ka see, et analüüsi hinnastus siiski, et tee see ärimudel selgeks, et meie ei teadnud kunagi, et seda edasmüügi ärimudel, kuidas täpselt toimib, mis siin marginaalid peavad olema ja sa pead põhimõtteliselt siiski selgelt aru saama, et kui X marginaal läheb sinu tootelt vahelt ära, et kas lõppklient on nõus selle hinnaga suudab osta, et see on, ma arvan, väga oluline. Et see hinnastus on tähtis ja siis, kui ei suuda seda teha, et kas sa siis võib-olla saad nagu 0 marginaaliga teatud aeg müüa või isegi kerge miinusega teades, et aasta pärast sa suudad efektiivsemalt toota. Et see on, ma arvan, väga oluline see hinnastus. See ongi vist 2 tükki. Ja 3. hea mõte oli mul ka, mis see mõte oli? Ma lootsin, et sa ütled, et kaasa eksperte. Kui sa oma toodet arendad, siis kindlasti küsi ja suhtle ja leia need inimesed, kes teavad rohkem kui sina, eks, ja saavad sind kiiremini nagu aidata, kui ise muidu jõuaks. Ja, ma sõnastan selle ümber, et kaasa kohaliku kompetentsi, et vähemalt puidus, ma arvan, meil on Eestis väga palju, ka teie näol, et nagu suhtle ja nagu saagi ennast selle ökosüsteemi osaks, sest see on väga oluline. Meil on see väga hea olnud, loodetavasti me Centriga veel ja veel koostööd, kui me oma neid grante veel saame edasi siit. Ja siis 4. punktina ma ütles ka veel regulatiivsed nõuded, et meil on elektroonika ja puit, sa pead need nagu saama selgeks ja ma olen näinud ka tootearenduses päris palju, et hakata seda teatud asju arendama, ma ei tea, et siis GDPR-i nõuded, miski muu ja siis teed toote valmis, aga sa ei suuda neid täita. Et kas või telli see õiguslik analüüs suhtle, aga ole sellega, kui sul on oht, ole sellega väga täpne, sest kui sa hakkad raha kaasama, midagi muud tegema, sul võib see nagu lennata, võid selle korki lennata, meil oli ka tegelikult oli see lapselukk, et see on Skandinaavias enamikes riikides kohustuslik, meil ei olnud seda, meil on, ma ei tea, Taanis edasmüüjad valmis, aga meil ei ole ühte toode ja me ei saa sinna minna. Meil üks hetk see tuleb, aga mis see tähendab, 7-8 kuud läheb jälle aega turule jõuda ja see on ju teenimata käive, ei ole see raha üles korjanud sealt. Selge. 4 tükki. Jaa, väga hea. Aitäh sulle tulemast, Karl, ja loodan, et me siis lähme edasi oma projektidega koos teiega. Jaa, ma loodan ka. Aitäh.